Niisiis, mina olen Antonina Skuro, ma olen keemiatehnoloogia õppekava programmi juht ja siis ma tutvustan teile ka selle õppekava. See keemiatehnoloogia õppekava esimene versioon ilmus meil aastal 2016 ja alates sellest õppeaastast 2016-17 me oleme iga aasta võtnud vastu ka tudengeid nii päevaõppesse kui ka sessioonõppesse. Selle õppekava läbimisel omandavad siis kuulajad rakenduskõrghariduse. Õppekeel on eesti keel, nagu kõikidel meie õppekavadel ja nominaalne õppeaeg on 4 aastat ehk 8 semestrit. Õppekava maht on 240 Euroopa ainepunkti, mille siis lühend on EAP ja üks ainepunkt meil siis võrdub 26 tundi õppetööd, nii et kellel on tahtmist ja aega võib korrutada 240 ja 26 tunniga, siis te saate aru ka, ütleme, selle õppetööga mahu tundides. Õppekava koosneb erinevatest moodulitest. Moodulite loetelu te näete sellel slaidil. Kõigepealt on olemas selline üldõppemoodul, mis koosneb üldainetest, mida õpetatakse ka teistel õppekavadel. Näiteks need on keeled, näiteks inglise keel, eesti keele väljendusõpetus. Siin on olemas sellised ained nagu riski- ja ohutusõpetus, suhtlemispsühholoogia ja nii edasi. See tähendab, et need ained, mis annavad sellised üldoskused ja üldkompetentsid. Järgneb keemiamoodul ja nagu te juba näete, see on väga mahukas moodul, mille siis maht on 39 EAP-d. Pärast ma eraldi tutvustan teile siis, ütleme, erialamoodulite sisu. Loodusainete moodul koosneb 2 õppeainest, see on siis meil füüsika, tehniline füüsika ja keskkonnakaitse. Matemaatika moodul kindlasti ilma matemaatikata ükski insener ei saa teha oma tööd, nii et teatud matemaatikaained on olemas ka selles õppekavas. Üldtehniliste ainete moodul, siin sellised üldtehnilised ained nagu näiteks elektrotehnika ja see on üks aine, mis on selles üldtehniliste ainete moodulis, siis näiteks on ka joonestamine ja sellised ained. Keemiatehnika moodul on üks väga tähtis erialane moodul, samuti ka nagu keemiatehnoloogia moodul. On üpris suure mahuga praktikamoodul ja täiendavad ained, mis tudengid saavad valida ja mis moodustavad siis täiendavat inseneri- ja keemia õppemoodulit. Ja õpingud lõpevad lõputöö koostamise ja kaitsmisega. Tutvustan teile siis erialaseid mooduleid. Nagu te näete sellelt slaidilt, keemiamoodul on üpris mahukas, ta annab 39 EAP-d ehk Euroopa ainepunkte ja selles moodulis on kõik praktilised keemiaained, keemiaalused, sellest õpingud algavad. Siis on anorgaaniline, orgaaniline, analüütiline ja füüsikaline keemia. Selle mooduli läbimisel omandavad tudengid väga hea keemiaaluse baashariduse, et baasteadmised, baasoskused, baaskompetentsid. Kõikides nendes ainetes on ka palju laboratoorseid töid, et juba alates keemiaainest keemiaalused, ütleme, 1/3 aega läbivad ehk
üks kolmandiku ajast viivad läbi tudengid erinevaid laboratoorseid töid meie laborites. Kolledžil on väga head keemialaborid. Keemiatehnika moodul. Siin on sellised ained nagu gaaside vedelike voolamine, soojusleviprotsessid ja massileviprotsessid. Siin ma tahaksin rõhutada, et need ained on sellised universaalsed ained ja üldse see moodul on universaalne moodul, kuna selliseid protsesse kasutatakse mitte ainult keemiatehnikas, keemiatehnoloogias, vaid neid aineid ja neid protsesse ja vastavaid seadmeid kasutatakse ka erinevates muudes tehnoloogiates, näiteks toiduainete tehnoloogia, keskkonnatehnoloogia ja nii edasi. Et see on keemiatehnoloogia õppekavas üks tähtis moodul ja ma veel rõhutan, et need ained on ka sellised universaalsed. Kindlasti, kuna õppekava nimetus on keemiatehnoloogia, siis meil on eraldi keemiatehnoloogia moodul ja nagu te näete sellel slaidilt, keemiatehnoloogia mooduli ained on jaotud kahte rühma. Meil on olemas kohustuslikud ained ja valikained. Valikained võimaldavad spetsialiseeruda ühes või teises keemiatehnoloogia valdkonnas. Siin mängu tuleb ka näiteks tudengi roll, et kui tudeng tahab spetsialiseerida teadusvaldkonnas, ta võib valida neid aineid, aga samas näiteks kui ettevõtted, kes soovivad endale vastava spetsialiseerumisega töötajaid, siis nad võivad ka näiteks nende palvel, me võime õpetada ühte või teist keemiatehnoloogia mooduli õppeaineid. Näiteks puidukeemia ja tehnoloogia, seoses sellega, et meil on ka näiteks tselluloositehased, kindlasti see on tähtis aine. Põlevkivi keemiatehnoloogia on meil praegu populaarne aine. Keskkonnatehnoloogia, näiteks siin me õpime selliseid näiteks veetehnoloogiat, heitvete puhastamise tehnoloogiat, jäätmete utiliseerimise tehnoloogiat, jäätmete käitlemise tehnoloogiat ja nii edasi. Haruldaste muldelementide ja haruldaste metallide keemiatehnoloogia, see aine kindlasti vaatab neid tehnoloogiat, mida kasutatakse ette võttes Silmet, mis asub siin Sillamäel. Ja saab ka rohkem infot taastuvkütustest, see on tänapäeval kuum teema, kuna näiteks me teame, et maailm liigub sinnapoole, et asendada fossiilkütuseid mingite teiste energiaallikatega ja taastuvkütused on siin üks, võimalus. Ja nagu te näete, veel on siin mootorkütused, määrdained ja kemikaaliohutuse aine. Täiendav insenerikeemia õppemoodul siin meil on ka samuti kohustuslikud ained ja valikained. Kohustuslikud ained on tootmisautomaatika, kuna ükski tehnoloogiline protsess ilma automaatikavahenditega ta ei saa eksisteerida ja on aine tehnoloogiliste protsesside projekteerimine, visualiseerimine ja kontroll ja siin õpitakse näiteks projekteerida protsesse ja visualiseerida neid kasutades SCADA-süsteeme. Võib täiendada oma teadmisi sellistes valdkondades nagu instrumentaalanalüüs, eriti see on tähtis laboritöötajatele, polümeeride keemia ja füüsika, polümeerid on ka üks selline kuum teema tänapäeval, keemiaettevõtete seadmete valdkonnas ja ka probleem- ja projektõppes. Kuna meie õppekava annab rakenduskõrghariduse, see tähendab, et meil on väga palju praktikaid. Ma mõtlen, praktikamaht on suur, 36 EAP-d ja tudengid alates teisest kursusest läbivad siis erinevaid praktikaid,
tutvumispraktika, töökeskkonnapraktika ja 4. kursusel on meil siis erialapraktika. Slaidil te näete ka praktikabaase, kus meie tudengid läbivad siis oma praktikat. Siin on Eesti suuremad ettevõtted nagu Eesti Energia, Viru Keemiagrupp, Kiviõli keemiatööstus, samuti ka Eastman Specialities, kus toodetakse bensoohapped ja naatriumbenzoaadi, mis on konservant, mida kasutab näiteks Coca-Cola kompanii. Näiteks NPM Silmed, haruldaste muldmetallide, nende oksiidide tootmine, aga ka teised, mida te siin näete, näiteks ka Tallinna farmaatsiatehas. Väga hea meie partner on Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Viimastel aastatel paljud meie tudengid läbisid seal praktikat, ja ka teised. Mis on selle õppekava plussid? Miks võiks õppida sellel õppekaval? Nagu ma juba varem ütlesin, et ta annab väga hea keemiaalase baashariduse ja pärast te saate spetsialiseeruda erinevates keemiatehnoloogia valdkondades, olgu see kütuste töötlemine, olgu see haruldaste metallide tootmine, olgu see mingi veetehnoloogia, farmaatsiatehnoloogia. Kõikides nendes suundades kindlasti on nõutud just kõigepealt keemiaalane baasharidus. Samuti te saate minna õppida edasi magistriõppesse ja miks ka mitte ka doktoriõppesse. See õppekava on koostatud niimoodi, et ta oma sisu poolest vastab paljudele Euroopa Liidu ülikoolide keemiaalaste bakalaureuse tasemele õppekavadele. See tähendab, et meie tudengid saavad minna õppima Erasmuse kaudu erinevatesse Euroopa Liidu ülikoolidesse ja meie tudengid tegelikult väga laialdaselt kasutavad seda võimaluse ja nad käivad ka isegi praktikal välismaal. Nii, ja sellel õppekaval, selle erinevate ainete õpetamiseks me kaasame õppetöösse praktikuid ja need praktikud tulevad töötavatest ettevõtetest ja ettevõtted pakuvad meile ka lõputööde teemad, mis on tõesti seotud konkreetsete probleemide lahendamisega. Sellel slaidil te näete need ülikoolid, kus on käinud meie tudengid õppimas ja ka laborid, kus meie tudengid käisid ka praktikal. Nagu näete, see nimekiri on ka päris lai, siin on Iirimaa ja Türgi ja Sloveenia ja Tšehhi ja Rootsi ja nii edasi. Selle õppekava alusel on koostatud mikrokraadikavad, et kui näiteks kellelgi on soov täiendada end teatud valdkondades, siis saab valida erinevate mikrokraadide vahel. Siin slaidil nad on ka esitatud, ma ei hakka neid loetlema. Selle õppekava baasil me oleme viinud läbi väga palju erinevaid täienduskoolitusi ettevõtete spetsialistidele. Need koolituse teemad on väga nõutud, nii et kes soovib, võibki siis ka eraldi üle vaadata nende koolituste teemad. Minu poolt siis kõik. Ma loodan, et kuulajate seas on ka neid, kes tulevad meile õppima keemiatehnoloogia õppekavale ja et me kohtume siis kas vestlusel ja edaspidi ka septembrikuus. Minu poolt on kõik ja siis kui on küsimusi, siis võib ka kohe neid küsimusi mulle esitada. Hea meelega vastan.